ikka varem. Karjapoiss, kel märss on täis, on kui väike kuningas. Hoides oma lambakesi, karjapoistel lõbus on. Hoides oma lambakesi, mängu annab pillilugu. Mis võiks olla ilusam, kui selliseid kaunil ööl oma armsaid lambaid vaadata? Jah, hoiame neil päris hoolikalt silma peal, muidu tulevad hundid ja murravad nad maha. Äkitselt ilmus ingel nende ette ja ütles. Ärge kartke, mul on teile rõõmus uudis, mis puudutab kõiki rahvaid. Täna öösel on teile sündinud päästja, Issand Kristus. Rutake Betlemma ja kui te leiate lapse, kes on mähitud ja magab seemes, siis teadke, et see on tema. Mis me nüüd teeme? Äkki Betlemma vaatama seda imet, millest Jumal on meile teada andnud. Ja karjased tulid tõtates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Seda nähes jutustasid karjased, mis ingel oli neile selle lapse kohta teada andnud. Kõik, kes karjast juttu kuulsid, panid seda väga imeks. Ent Maarja pidas kõik need sõnad meeles ja mõtles nendele oma südames. Ja kui 8 päeva sai täis ja laps pidi ümber lõigatama, pandi talle nimeks Jeesus, nagu ingel oli kuulutanud. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui ainusündinud poja au täis armu ja tõde.
Armsad Vanalinna hariduskolleegiumi õpetajad, lapse vanemad ja lapsed ja armsad vennad ja õed Kristuses. Me oleme näinud nüüd ja teie olete näinud, millise armastusega, millise õrnusega need lapsed, need noored on teie jaoks valmistanud selle suurepärase jõuluetenduse ette. Nad on seda teinud suure armastusega ja tõesti, jõulusõime juures kõik on armastus. Ja seetõttu kõik on tähtsad ja olulised. Kindlasti jõulusõime juures väike lammas ei ole vähem tähtis kui keiser Augustus või põllumees ei ole vähem tähtis kui peaingel Gabriel, sest armastus on just see, mis teeb neid suureks. Ja need lapsed tõesti on mõelnud teie peale, kui nad on kõik seda, mida meie nägime, kui nad on seda ette valmistanud. Ja tõesti, see on Petlemma, ma ütleksin, õpetund. Armastus teeb meid suureks ja seetõttu Petlemmas lambad ka on suured, muusikud ja lauljad ja eesel ja kõik teised on nii tähtsad kui taevaingli. Sest tõesti armastus muutab lamba väikseks, armastus muutab lamba suureks ja armastuse puudus muutab keiser Augustuse väikseks. Ja seetõttu ma olen kindel, et taevariik on täis suuri lambaid ja väikseid keisreid, sest elu sageli on niimoodi, et meie ei näe alati seda suurt armastust, mis teeb inimesed suureks. Ja märkame, see, mida meie märkame, tegelikult ei ole nii oluline. Ja nüüd jõuluajal peame rohkem tähelepanu pöörata just sellele, mis on meie elus, teie elus oluline. Ma mõtlesin, et kui ma vaatasin seda jõuluetendust, mõtlesin esimese jõuluetenduse peale, mis üldse ajaloos toimus. See oli jõuluööl aastal 1223, peaaegu 800 aastat tagasi. Eesti oli juba Maarjamaa, aga 8 aastat. Ja Itaalias, Assisi Püha Franciscus oli juhuslikult ühes väikses külas Kesk-Itaalias. Ta oli hiljuti tagasi tulnud Pühal maalt ja oli nii vaimustatud sellega, mida ta oli seal näinud, nende kohtadega, kus meie Issand Jeesus Kristus on elanud, on sündinud, on kasvanud ja on surnud. Ja ta mõtles, ma tahan seda teistega jagada. Ja kui teised ei saa Pühale maale minna, las Püha maa tuleb just nende juurde. Ja siis ta palus kiriku luba, et jõuluöö missal, jõuluöö Jumala teenistusel saaks just jõuluetendust kohaldada reaalsete inimestega, mitte ainult kujudega, vaid reaalsed inimesed. Ja ta sai loa ja tema biograaf ütleb, et just selle jõuluööl aastal 1223 Franciscus koos kogu külaga pidas missad ühes metsas, mis oli küla lähedal. Ja seal toimus see jõuluöö missa.
see biograaf ütleb, et preester, kes missat pidas, oli väga liigutatud, kuigi ta ei seleta, miks ta oli nii liigutatud. Ja Franciscus, suur mees, muidugi suur pühak, jutlustas Petlemma kohta ja just jõuluetenduse juures, nii nagu ma praegu räägin teile nüüd, kui jõuluetendus on läbi, siis Franciscus tegi teistmoodi. Jõuluetenduse ajal ta pidas jutlust. Ja öeldakse, et iga kord, kui ta rääkis Petlemma lapsest, Petlemma laps oli üks selline väljend, mida ta kasutas väga palju, mis talle meeldis väga. Kui ta ütles Petlemma laps või Jeesus, ta ütles seda sellise tooniga, ütleb tema biograaf, et nii nagu kui ta oleks sel hetkel mett söönud. Kujutage ette, kui me sööme mett, milline maitse meil on suus ja millised mõtted meil on peas ja millised sõnad siis võib-olla sel hetkel tulevad meie suust. Ja paistab, et kui Franciscus räägis Jeesusest, siis see oli nii, nagu kui oleks mett söönud. Ja kui missa juba oli läbi, siis pärast seda sel samal ööl Franciscus sai nägemuse. Suured pühakud on sellised, et väga nad saavad nägemusi. Teie ja mina, meie võib-olla kindlasti ei ole, ma oletan vähemalt, meie ei ole saanud, aga Franciscus sai küll. Ja ta nägi, kuidas sõimes oli üks väike laps, kes magas sõimes. Ja tema lähenes temale. Ja sel hetkel ta nägi, kuidas laps ärkas üles ja vaatas tema poole rõõmuga. Ja Jumal andis talle mõista, et just see pilt tähendas seda, et Franciscuse elu ja eeskuju kaudu see Jeesus laps, kes magab nii paljude kristlaste südames, ärkaks üles. Tänu just selle jõuluetendusele ja jõulusõimedele, mida muidu Franciscus levitas üle terve Euroopa ja seda väga kiiresti. Aga Jumala sõnum oli selline, Jeesus laps magab nii paljude inimeste südames. Nüüd tänu sinule ta ärkab paljude inimeste südames. Ja armsad vennad ja õed, ma mõtlesin, et see on ka sõnum meie jaoks. Jeesus elab meie sees. Isegi kui meie ei ole ristitud. Ta elab meie sees, aga ta magab. Ta on unine. Ta magab ja seetõttu, isegi kui ta on meie sees, ta on meie kristlaste sees, paistab, et see ei muuda midagi. Et see ei mõju meie elule. Armsad vennad, igaüks meist on natukene selline. Jeesus on kindlasti tema sees, aga ta on unine. Ja seetõttu ta ei muuta meie elu. Seetõttu ta ei mõju meie elule. Ja see on muidugi väga kurb. Muidugi vahel me ütleme, aga lapsuke magab, las ta magab, ta peab magama. Aga Jeesus lapse puhul pole vaja seda öelda. Ja tegelikult, kui laps magab liiga palju, see ei ole ka hea. Kui laps magab, siis ühel hetkel ta peab üles ärkama. Ja see on seesama Jeesusega meie südames. Vahel meie kurdame või oleme natuke kurvad, sellepärast, et meie ümber nii palju inimesi mõtlevad, et aga miks kirikut on vaja, miks usku on vaja või seda on nagu liiga palju või miks kristlikud traditsioonid on vajalikud ja nii edasi. Ja inimesed ütlevad seda mitte sellepärast, et oleme liiga kristlased, vaid pigem sellepärast, et Jeesus magab kristlaste südames. Ja võib-olla need inimesed ei näe meis seda Kristust, mida nad ootaksid. Ja siis nad ütlevad sellist Kristust,
sellist kristlust meie ei vaja, meie ei taha. Ja neil on õigus. Mina ka sellist kristlust ma ei tahaks. Ja see, mida ma soovin teile ja venad on just see, et tänu sellele jõuluetendusele ja tänu sellele traditsioonile, mida peaaegu 800 aastat tagasi Franciscus alustas, et Jeesus ärkaks üles. Franciscuse biograaf ütleb isegi, et laps peab üles tõusma ja ta tõuseks üles meie sees, meie elus, meie pereelus. Ühesõnaga, et oleks näha ja tunda, et Jeesus elab meie sees, sellepärast meie vaatame teisi ja eriti võib-olla jõulupühadel vaatame oma lähedasi, oma lapsi, oma vanemaid, oma bändi ja õdesid, nii nagu Jeesus ise neid vaataks. Palume tõesti ja loodame tõesti, et paljude kristlaste südames tänapäeval, nagu 800 aastat tagasi, Jeesus laps, Petlemma lapsuke, ärkaks üles ja hakkaks mõjuma. Jeesus ei taha midagi muud kui üles ärgata meie sees. Ta ootab ainult seda, et meie laseksime teda üles ärgata. See on ühesõnaga see jõuluetenduse, jõulusõime nagu lugu ja sõnum, mida ma tahtsin täna venad teile rääkida ja tõesti palugem Jumalale, et niimoodi oleks meie peredes. Ja ma olen kindel, et me elame praegu sellises natukene rahutusmaailmas, kus on palju muresid. Aga just kui Jeesus ärgab üles kristlaste südames, siis maailma probleemid hakkavad lahenema. Sest need suured maailmakriisid on eelkõige pühaduse, vaimsuse kriisid tulevad alati sellest, et Jeesus magab kristlaste südames, ei ärka üles. Anname talle võimaluse üles ärgata ja amsad venad, siis meie näeme, kui suured asjad, kui palju jõulusõim, kui palju Petlemma perekond muutab meie maailma ja meie elu. Ja ma soovin teile ja teie pereliikmetele muidugi väga õnnistatud jõulupühi.
Sünni eelõhtul palvetagem, Issand, täida sel pühal ajal meie südamed rahu ja rõõmuga. Me ootame sinu tulemist ja loodame sinu armastusele. Aita meil olla nende inimeste lähedal, neid rõõmustada ja tuua sinu valgust ka nende eludesse. Issand Jumal, sinu hoolde anname oma perekonnad, sõbrad ja tuttavad. Palume, et kõigis perekondades võiks valitseda rahu ja üksmeel. Palume nende eest, kes elavad puuduses, et nad leiaksid lootuse ja rõõmu Kristuses, kelle valgus näitab ka teed kõige raskematel aegadel. Jeesus, aita, et võiksime alati käituda sinu tahtmist mööda, teha seda, mis on õige ja hea. Õpeta meid rohkem üksteisest hoolima, et näitaksime oma armastust mitte üksnes sõnadega, vaid eelkõige oma armastavate tegudega. Täname sind, Jumal, et oled armastusest meie vastu oma poja maailma saatnud. Palume meie kõigi eest, et oleksime valmis teda vastu võtma ja rõõmusõnumit tema sündimisest kõigile kuulutama. Palvetagem, nagu Jeesus meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid
kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand olgu teiega. Õnnistatud teid kõige vaine Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Minge Jumala rahvus